õpetajamet on selline amet, kus sa saad pidevalt areneda. Sa mitte kunagi ei saa täna öelda, et täna saansid ideaalse tunni. Sa homme võid teha veel paremini. Või et sa mitte kunagi ei saa öelda, et sa täna pakkusid õpilastele maksimaalse rõõmu. Sa homme võid pakkuda rohkem. Ja vot see teadmine minu jaoks on palju tähtsam kui karjääri tegemine, sest karjääris sa ühest astmest lähed teisele, 3., 4. kuskil ametis, firmas, aga siin sa arened professionaalselt. Me teame, kuidas seda väärtustatakse ühiskonnas, aga ma arvan, et see ei ole meie õpetajate probleem. Ma arvan, küsimus on sellest, kuidas me ise väärtustame. Mina olen väga uhked selle oma õpetaja. Minu jaoks oli tähtis, mis ühiskond mõtleb. Pean tunnistama, et ühiskond nagu ajaloos, kui me näeme ka tihtipeale, ühiskonna või rahva arvamus ei ole see õige arvamus võib olemas tegelikult on. Seega no inimesed arvavad nii, mina arvan teistmoodi, mina pean oma tööd tegema edasi. Aga küll see väärtused ühiskonnast muutuvad kunagi. Me muudame neid ise läbi selle, et me õpetame uusi põlvkondi ja nemad võib-olla edaspidi väärtustavad meid rohkem kui võib-olla tänapäeva ühiskond. Tuli palju uut informatsiooni, mis ennem teised õpetajad pole meile rääkinud ja mingi loovus tuli juurde. Õppimise juures on oluline ikkagi eneseusku õppimisel, et ma suudan ja ma ei ole hullem kui teine. Ma suudan saavutada mingisuguse tasand. Ma suudan olla hea õppilane ja inimene. Ma suudan hästi eksamit sooritada. Ma suudan teistele suhelda. Ma suudan, sest alati peab nagu motiveerida, sa suudad. Õppilane suudab oma tasemel midagi saavutada. Võib-olla sa ei suuda Albert Einsteiniks saada, aga sa ei tea, kas sa suudad oma potentsiaali, mis sulle Jumala poolt antud realiseerida. Et ma ei ole siia tulnud ainult selle jaoks, et õpetada nendele maade avastamist 15. sajandil, vaid ka seda, et ise avastamist. Et ta ainult ei ole siin nagu õpetaja, vaid ütleme selline ühiskondliku elu ja üldse kodaniku arendaja. See vastutus on isegi mind on väga palju muutnud. Sest kui ma ütlen ausalt, kui ma mäletan ennast esimestel päevadel kooli, siis ma olin väga selline veel lapsik ja rõõmsameelne. Ja selline võib-olla ülienergiline ja tihtipeale ei positsioneerinud ennast kui õpetaja. Nüüd, kuna juba iga aastaga vastus tuleb rohkem ja rohkem ja nüüd mul on ka klassi juhatamine ja klassi eest ma vastun juba personaalselt, siis ma näen, et see vastutus, mis on niivõrd suur ja ma otsisin seda vastutust, mulle meeldib vastutada asjade eest. Ma pean, et mees ongi mitte see, kui palju ta palka saab ja mees pole see, mis positsioonil ta on, vaid mees on see, kui suur vastutus ta endale võtab. Ja koolis ma ei tea ühtki asutust, ühtki organisatsiooni, kus vastutus oleks mehel nii suur kui koolis. Sest tegelikult vastutus õpilaste eest, nende edukuse eest, nende psühholoogilise seisundi eest, kakluste eest, mis toimuvad, mis iganes hinded, mina vastun selle eest personaalselt. Ja see mõnes mõttes võib-olla võtab minust selle rõõmsameelsust ära, mõni hetk selle välimise rõõmsameelsuse. Aga teises meeles see muudab mind mehelikust. Sest tegelikult ma arvan nüüd, et koolis õpetaja on väga mehelik ja see on väga mehelik amet.